Alustada tänast saadet kohe suure hooga, hea tempoga. Lähme kohe kõige põnevama küsimuse juurde. Mis number kindlad teil on? No poisid, mul ei ole naljatuju teiega siin naljada. Mul on praegu tööpool. See on standardne number, see on kõikides Euroopa loomaaedades kasutas just nimelt täpselt neid sama. Siin selles mõttes ei olegi. Võib-olla ütleme 4, kui te rahuldab see number. Te teete oma tööd armastusega? Võib nii öelda küll, et see on nagu kõikide loomapidamistega, et ega sa vihaga ei saa ju sigu pidada, kui sa vihkad sigu. Ma tahaksin küsida, mis viha tulemus on? Viha tulemust ma võin näidata. Näete, siin on esimene, kui kaamera nüüd saab näidata. Meil on siin nüüd üks probleem, ma võin selle kasti nüüd lahti teha. Näete, siin on üks lind. Ta on, ütleme, ladina keeles, ma ei teagi, mis te näete. Ja ta tahab ära minna. Ta tahab ära minna, kuna on probleem, et ta ei tea, kes neist neist kahest on ta isa ja kes on ta ema. See vangutab pead, ei ole nõus. Ilmselt ta arvab, et tema ei tea. Ja see ei liiguta. See on tehtud tegelikult, selle ma tegin savist. Aga ütleme, aga paarituse, ta ei suhtle, eks ole, ta ei reageeri, kui sa talle pai teed. Ta ei joo midagi, ta ei limpsi piima, ta mitte midagi, aga paaritab kui põrguline. Hoiame pinget saatel. Hoiame pinget. Mis asjad need on? Siin on huvitav asi. Mis sellega tehakse? Vaadake, on palju selliseid suuri loomi. Näiteks ma võin siin, siin ongi üks juhus. See on tavalise sookure pea. Pealuu, ütleme siis nii. Sookurega on ju niimoodi, kui sa tahad sookurge mõnda pehme loomaga paaritada. Näiteks, siin sai just, siin oli kuulda, et me tahame, tähendab oli üks tellimus ühele pandakarule, aga me ei saanud sookurge ja pandakaruga paaritada, kuna ta torkas juba selle nokaga silma välja. Ja nende tangidega siis ma võtsin sookurel peast alt kinni ja krõps paaritamise ajaks, pea ära. Ja pärast tuli välja, et seda sookurge enam vaja ei olnud ja siis see pea jäi mul siia nii-öelda näidiseks. Mis asi see on, see 2 otsaga? See on mingi põnev asi. Näitan teile seda ka. Näete? Nii. Lapsed, eks ole, vaatavad siin puuris nägid, eks ole, jänest. Nad on arvanud, et jänes on, eks ole, armas väike loom. Tegelikult jänese kesta sees on ju selline loom. Elajas. Selline elajas, jah. Ja et kodujänes ei muutuks lapsele ohtlikuks, siis täpselt samamoodi nagu hambatohter teete alguses need vahed, koogite lahti, teete suured vahed. Ja mul on tegelikult üks tööriistakast siin algus on haamer sees. Koputate tal need hambad välja suust. Ma tahaks sellist asja küsida, kui tohib, et saade ei kaotaks hoogu. Tahate proovida? Jah, prooviks küll hea meelega, ühte ainult. Et saade hoogu ei kaotaks, tahaks küsida, aga mul läks küsimus meelest. Jaa, aga võin siis vastata. Nii. Ütleme niimoodi, et sellele on veel õhk sisse puhumata. Et sellest jah, telliti ühte kohvikusse. Alguses nad ütlesid, et nad ei tahagi, et ta väga liigutaks, aga lõpuks oli neil ikka vaja, et nad põhimõtteliselt tahtsid, et ta hakkaks arvet tooma restoranis. Et kui klient ütleb, et palun tooge arve, siis restorani omanik paneb siia selle ogade peale talle arve ja siis tema tuleb köögist ja toob arve. Põnev. Mis on kõige suurem loom, mida te olete oma kätega teinud? Vaadake, siin on mul pilt seina peal, ma panin see. Vilhelm on ta nimi ja see on nüüd, ütleme nüüd oma kätega tehtud. Otsast lõpuni? Täiesti, absoluutselt. Ja tema tegemisest, siin on praegu, ma ei tea, kas kaamera nüüd näeb, see on nüüd mul vana pilt juba udune, aga siin on põhimõtteliselt näha. See ei ole midagi muud kui vana IS 350 külgkorviga mootorratta, ilmumootori ja sassiita karkass. See on tavaline rohukonn. Nii, konna panime siis niimoodi seljali muru peale ja sõitsime tast nii kaua mootorrattaga üle, kuni ta läks täitsa lahti, eks ole. Nii, ja siis siit leidsime sellise väike, otsin on see väike punane mummu. Nii, selle punase mummu paned siia sellesse kannukesse. Nii, siis loksutad ja kui juba näed, et hakkavad silmad tekkima talle pähe, siis puhud talle siit elu sisse. Ja siin näete, need on paaviani, lapsed ja vaatas, persekarvad. Paaviani kubelused. Ja need kleebid talle siis pähe. Sellele konnale pähe. Ja pupti, tal on muidugi praegu ainult pea ja kasv hästi väiksed jalad, aga ta liigub kiiresti ja kui teil on mahti, eks te võite minna proovida, äkki leiate ta jooksmas, aga ta on suur, ta on 6 meetrit on tal pikkust ja kaalub ta meil rohkem kui meie väike Anni. Anni on siis meie elevant. Hanskan Toss, mina tahaks teie käest küsida saate lõpetuseks ühte asja.
Te olete aastaid tegelenud loomade, kuidas ma ütlen siis, aretamisega, eksperimenteerimisega. Kas on ka vahel kahju, kui midagi aia taha läheb? Ikka on kahju. Aitäh. Eks see teeb tuju kurvaks. Muidugi seda tööd on palju tehtud ja eks seda looma ja aeda on ka kogu aeg edasi tõstetud. Sest see, mis minu arvates võib-olla tundub täiesti absurdne või ebardlik värdjas. Mina tõstan ta nii-öelda aia taha, aga juba tuleb hommikul looma direktor ja tõstab aeda edasi. Ja ütleb juba inimestele, vot meil on jälle üks uus loom. Ta minuga ei kooskõlastagi. Ja mina alustasin täpselt ei teagi, mis meil siin juba kõik on. Et me alustasime, meil oli selline väike aed, kus oli Peep ja kast porgandit ja siis mõned klaastükid ja mõned ripstükid ja hakkasime peale ja siis Mati Kaal kohe tõstab seda aed edasi. Ja nüüd on see juba peaaegu siin hektarid, siin on igasuguseid loomi. Seda on hea vaadata.